Hallo. Kuuleme. Mina helistan ja mõtlen niimoodi, et ma vaatan sporti ja ma olen suur spordiharrastaja, aga mulle ei meeldi ikka niisugused asjad, nagu see suur hirmus kisa ja kära selle Smigunni ümber, see hakkavad kõrvad juba teate mis jooksma, sita vett. Ja nagu eile see Salumäe karjus seal, imeta oma kurku või oma nägu lõhki ei karjunud. Meie, see ajab hirmu peale. Teie olite kohe täis hirmu ja õõva. Ma olin sokis, see ajab hirmu peale ju. Ja nii suure raha eest, ma olen nii vana inimene, ma tunnen Palusalut ja Palusalu peret ja tean, kuidas tema harrastas sporti. Ja kuidas tema oli suure pere laps ja keegi tal ju ei andnud raha, nad olid vaesed inimesed, elasid 7 või 8 last oli ja keegi niimoodi ei karjunud ja see tõesti kohe, muidu me riigil raha ei ole, nüüd antakse ühele inimesele ühe korra eest, ta ei esinenud üheski muudes, ma seal MM-võistlustel üldse ta ei sõitnud, teised kõik sõitsid tema ainult, mis ta tegi see Smigunn. Teeme välja uurima. 2 last Smigunnidel ja teine tütar ju anti mõlematel ju 3 miljonit treeninguraha ja muidu öeldakse Eesti riigil raha ei ole vanadele inimestele ka vaestele ka arsti raha ja nüüd on teil raha küll. Aga kas Eesti riigile ausõna. Aga kas see Kristiina Smigunni... Mina ei oodanud oma enne surma, ma olen 80 aastat vana. Ärge nüüd selle pärast ära surgeve, aga... Ei sure. Ja, aga kas oli viga, et Kristiina Smigunn läks olümpiale? Jah, see oli viga, see oli teil niimoodi kavalalt tehtud, et ta peab seal võitma. Ta kuna ennem neid MM-võistlusi läbi ei pidanud, aga teised pidasid läbi nagu see Börgen ja sellepärast ta jäi ka haigeks. Ja seda küll, aga aitäh. Teised kõik sõitsid, aga tema kuskil mägedes seal päevitas. Ma loodan, et olümpia pakub teile siiski ka positiivsemaid üllatusi kui Kristiina Smigunni olümpiavõit. Aga 621-46. See viimane kommentaar, kuidas nüüd öelda? Igal inimesel on õigus. Aga mina jäin lausa natukene sõnatuks selle peale. Aga... elu on huvitav ja inimesed samuti. Hallo, järgmine helistaja. Ma täiendaks seda eelmist kõnelejat. Olge lahke, kui seal veel midagi jäi.